Tere! Mina käisin eile metsas ja nägin väga palju erinevaid käbisid ning hakkasin mõtlema, miks käbid erisugused välja näevad ning mis toimub üldse käbi sees. Osad käbid on rohelised ning kinnised. Teised on pruunid ja kinnised ning vahel satub, et käbi on pruun, aga ka avatud. Kuid miks on need käbid erinevad ja kuidas saada teada, mis on käbide sees? Kõige lihtsam viis käbi sisu uurimiseks on käbi lahkamine. Käbi saab lahata õige mitut moodi. Kõige lihtsam on kätte võtta käbi ja siis proovida see katki teha. Selline lahkamine ei anna meile kuigi palju uusi teadmisi. Kui niiviisi käbi otsast lõpuni tükkideks lammutame, siis jäävad meile alles 2 tüüpi osad. Meil on sellised käbi soomused ning ka käbi seemned. Selle jaoks, et veel paremini käbi sisse piiluda, otsustasin ma mõne käbi lahti lõigata. Kõigepealt otsustasin ma käbi katki lõigata samamoodi, nagu ta pooleks murdsin. Kuid siis lendasid soomused ja seemned igale poole laiali. Ning et seda ei juhtuks, külmutasin ma ühe käbi ära ning lõikasin ta seejärel pooleks. Vaatame nüüd, mis on seesuguse käbi sees. Panin kätte kindad, et külmutatud käbi mu sõrmedele liiga ei teeks. Vaatame nüüd, missugune näeb välja üks käbi ristlõige. Need käbi soomused paiknevad siin väga korrapäraselt. Nad katavad üksteist. On ühed soomused ja siis teised natukene nihkes. See kaitseb käbi seemneid, mis asuvad soomuste vahel, nii halvade ilmaolude kui ka loomade eest, kes neid süüa soovivad. Veelgi parema käbi läbilõike saamiseks lõikasin mõne käbi ka teistpidi pooleks. See käbi enam külmutatud ei ole ning seepärast võtsin ära ka kindad. Vaatame nüüd seda pooleks lõigatud käbi lähemalt. Käbi keskse osa külge kinnituvad ülekattega käbi soomused ning kui ettevaatlikult uurime, siis saame leida siit soomuste vahelt ka mõne käbi seemne. Ja saimegi käbisest seemne kätte. Lisaks sellele seemne osale, millest uus puu tärkab, on siin ka väike tiivake. See tiivake aitab seemnel puust võimalikult kaugele levida, et seal saaks uueks, suureks ja võimsaks puuks kasvada. Kuid milleks on tarvis seemnete ümber käbisid? Käbid kaitsevad puuseemneid. Kui vaatame neid 2 käbi siin, siis see käbi on avatud. Siit saavad tuulega seemned laiali lennata ning levida edasi. See käbi on suletud, mis tähendab, et hetkel siit seemned välja ei saa. Samamoodi ei saa ükski röövloom siia käbi sisse, et neid seemneid ära süüa. Nii avatud kui ka kinnine käbi võivad sisaldada viljastatud seemneid, millest saab kasvada uus puu. Kuid käbi sulgub siis, kui ilmastiku olude tõttu on tal vaja seemneid kaitsta ning seda saame ka katseliselt järele proovida. Selle jaoks simuleerime kuiva ning vihmast ilma ning vaatame, kuidas käbid selles keskkonnas toimivad. Mõnekümne minuti möödudes näeme, et käbi, mis on niisketes oludes, on tõmbunud kokku. Seda seepärast, et kaitsta oma seemneid. Vihmase ja külma ilmaga ei saa seemned puust kaugele lennata ning targem on neid hoida kindlalt käbi sees. Täpselt sama juhtub ka teist liiki käbidega. Kui vaatame avatud kuusekäbi ning kuusekäbi, mis on olnud niiskes keskkonnas, siis näeme, et üks käbi on tõmbunud kokku. Veelgi paremini näeme seda pooleks lõigatud käbidega. Mine nüüd ka metsa käbijahile ning vaata käbide põhjal, kas sajab vihma või mitte.